taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna heidame pilgu möödunud sajandi teadussaavutustele. Selle jaoks on meil siin erinevad leiutised erinevatest aastakümnetest ning ajatelg, kuhu me kõik nad nüüd paigutame. Tegemist ei ole siiski ainult ajalooteadmiste kontrollimisega, vaid siin on ka peidus kübeke loogikat. Meid abistavad nimelt vihjed, mis kirjeldavad erinevaid objekte siin laual ning aitavad meil neid paigutada. Esimese vihjena vaatame seda siin. Esimest korda ilmunud ristsõna võisid Ameerika Ühendriikide piloodid esimeses maailmasõjas lahendada harilikuga. Pastakaga said nad seda teha teises maailmasõjas, kuna pastapliiats jõudis avalikkuseni eelneval kümnendil. Siit saame välja lugeda, millal ilmus esimene ristsõna. Nimelt esimese maailmasõja ajal. Seega võtame ristsõna ning mõtleme, millal võis toimuda esimene maailmasõda. Esimese maailmasõja algus peaks jääma meil sellesse kümnendisse siin, 1910 kuni 1919. Paigutame selle ristsõna siia. Lisaks räägib see vihje meile ka pastapliiatsist, mis jõudis avalikkuseni kümnend enne teist maailmasõda. Kuna teine maailmasõda leidis aset siin kümnendis, siis järelikult on pastapliiats pärit sellest kümnendist siin. Paneme pastapliiatsi siia kümnendisse. Liigume järgmise vihje juurde. Esimene vedelkütusega raketikatsetus ning helikopteri juhitud lend toimusid järjestikustel aastakümnetel, kuid hiljem kui esimene lend juhitud motoriseeritud lennukiga. Kõik need sündmused toimusid 40 aasta vältel sajandi esimeses pooles. Me teame, et rakett ja helikopter peavad asuma järjestikustes aastakümnetes. Nüüd tulebki mõelda, kumb neist võis olla enne. Kas lihtsam oli panna midagi põlema, mis lendas selle tagajärjel, või disainida 11 täiendavat propellerisüsteemid, mis õhuvoogi niimoodi suunaksid, et lennumasin tasakaalus püsiks. Ilmselt on plahvatust kergem tekitada. Seega teame, et kõigepealt pidi olema vedelkütusega rakett ning seejärel helikopter. Paigutame nad praegu umbkaudu siia. Lisaks teame, et nende leiutistega samasse 40-aastasesse ajaraami peab mahtuma ka esimene juhitud motoriseeritud lennukiga lend. Kui vaatame helikopteri viimast aastaarvu, siis selleks, et 40 aasta sisse mahuks ka lennuk, paigutame ta esimesse aastakümnesse. Selle kasuks räägib veel ka teadmine eelmisest vihjest, kus me nägime, et esimeses maailmasõjas osalenud piloodid said lahendada ristsõnu. Seega teame, et esimeses maailmasõjas juba kindlasti lendasid lennukid. Siinkohal teengi lihtsalt eelduse, et lennuk võiks olla juba natukene varem leiutatud, et teda ka saaks sõjalisteks rakendusteks kasutada. Liigume järgmise vihje juurde. Esimest korda kasutati ühte antud meditsiinilist uuringut 20-ndatel, teist sellest 20 aastat hiljem ja kolmandat 50 aastat hiljem. Laua peal on meil 3 meditsiinilist uuringut. Meil on EEG ehk uuring ajukoore elektrilise aktiivsuse hindamiseks. Meil on MRT ehk uuring, kus saadakse inimkehast kujutist tugeva magnetvälja abil ning ultraheli uuring, mis põhineb helilainetel, mis liiguvad inimese kudedes keskkonnavõngetena. Ning need 3 on nüüd vaja paigutada meil siia ajateljele. Vihjest saame välja lugeda, et esimest neist kasutati 20-ndatel. Kõige primitiivsema väljundiga nendest 3 näeb välja EEG, sest seda saab toota puhtalt mehaanilisi võnkeid paberi peale kandes. Teiste uuringute jaoks on vaja keerukamat kuvasüsteemi, mingit ekraani või üldiselt arvutitel baseeruvat süsteemi, et neid üldse kuvada. Seega teeme eelduse, et EEG on kõige varajasem leiutis nendest, ehk paigutame ta siia aastavahemikku 1920 kuni 1929. Teist kasutati sellest 20 aastat hiljem ja kolmandat 50 aastat hiljem. Seega peame ülejäänud 2 uuringut paigutama 40-ndatesse ning 70-ndatesse.
kuna ultraheliuuring põhineb helilainetel, MRT aga keerulisel magnetlainete lugemisel, siis saame eeldada, et ultraheliuuring pidi olema olemas varasemalt. Seega paigutame selle 40-ndatesse ning MRT 70-ndatesse ning liigume edasi järgmise vihje juurde. Laser leiutati 60 aastat tagasi, samal aastakümnel ühe antud helikandjaga. Ülejäänud andmekandjad leiutati pärast seda, 80-ndatel lausa 2 neist. 1980-ndatel aastatel välja tulnud andmekandja kaotas oma populaarsuse USB mälupulga võidukäiguga. Kõigepealt saame paika panna laseri, mis leiutati 60 aastat tagasi. Praegu on aasta 2020, seega 60 aastat tagasi viitab aastale 1960. Seega paneme ta siia aastakümnesse. Samuti on öeldud, et üks helikandjatest on pärit sellest aastakümnest. Vaatame nüüd ka ülejäänud andme- ja helikandjaid. Meil on siin helikassett, kompaktdiskett ehk floppy ketas, CD, DVD ning VHS kassett. CD ja DVD plaat salvestavad andmeid palju keerulisemalt kui kassetid siin. Seega võime eeldada, et nemad on palju uuemad kui kassetid. Ning kui valime kõige varasemat leiutist, siis ilmselt tuleks valida üks kassettidest. Helikassett salvestab ainult heli, küll aga VHS kassett suudab salvestada ka pilti. Siit saame järeldada, et helikassett pidi olema leiutatud varem. Seega paneme selle 60-ndatesse. Lisaks teame, et 80-ndatel leiutati 2 laual olevatest andmekandjatest, millest üks hääbus USB mälupulga võidukäiguga. USB mälupulga võidukäiguga hääbus kompaktdisk ehk floppy ketas. Nii et selle saame paigutada 80-ndatesse. See jätab meile võimaluse jagada ülejäänud andmekandjad ära 70-ndate, 80-ndate ning 90-ndate vahel. Nagu juba ennist arutasime, siis kassett on tunduvalt primitiivsem tehnoloogia kui plaadid. Seega paigutame selle 70-ndatesse ning vaatame lähemalt CD ja DVD plaati. CD plaadi mahutavus on 700 megabaiti, kui DVD plaadi mahutavus aga lausa 4,7 gigabaiti. Füüsiliselt on nad sama suured. Seega paigutame väiksema mahutavusega ketta varasemasse ning suurema mahutavusega ketta hilisemasse aega. Ning ongi kõik andmekandjad jagatud. Liigume edasi viimase vihje juurde. Esimene kaasaskantav mobiiltelefon loodi 47 aastat tagasi, kuid esimene GSM-kõne tehti Soomes mõned kuud enne Eesti taasiseseisvumist. See on küllaltki lihtne vihje. Kõigepealt tuleb arvutada, millal loodi esimene kaasaskantav mobiiltelefon. Praegu on aasta 2020. 47 aastat tagasi tähendab 1973. Seega mobiiltelefoni saame paigutada siia, vahemikku 1970 kuni 1979. Esimene GSM-kõne viitab aga SIM-kaardi olemasolule. Seega peame panema selle samasse kümnendisse, kus toimus Eesti taasiseseisvumine. See leidis aset aastal 1991 ja olemegi kõik teadusleiutised paigutanud ajateljele. Vaata nüüd ka kodus ringi, milliseid huvitavaid tehnoloogilisi leiutisi veel leiad, mis siia ajateljele sobiksid.